Rahul, võitsid Yonex Estonian Internationalil esimeses ringis Indoneesia mängijad, kelle maailmaedetabeli koht väga kõrge ei ole, aga ta on olnud märksa eespool ka. Kuidas oma märgu kokku võtad? Mäng oli esimese ringi kohta küllaltki raske, arvestades sellega, et see on mitte kõige kõrgema kategooriaga võistlus maailmas, et selle ma sain nagu küllaltki raske vastase endale. Ja kuna ma suutsin 2-0 võita, siis tegelikult võib-olla see on hea nagu järgmiseks ringideks, et mul on jalgades on tempo ja hea on nagu edasi minna. Teine geimi lõpp läks üsna pikaks ja pingeliseks. Kas liiga väsitav ei olnud või kuidas enesetunne sul praegu on? Ei olnud väsitav, oli kohati mõned rasked pallivahetused, aga tegelikult mäng ei olnud nagu väga pikk. Et selles mõttes ma arvan pigem, et oli väga hea soojendus ja mul on 6 tundi aega järgmiseks mänguks, nii et peaks ära taastuma. Järgmises mängus on Saksa mängija Ruvers. Kui hästi sa tema mängu tead või mida sa sellest mängust arvad? Ma tean teda küllaltki hästi, ma olen ta vastu nii mõnedki korras Saksamaal mõned aastad tagasi Bundesligas mänginud. Ma usun, et kui ma hästi mängin, siis ma olen võimeline võitma teda, aga kõik mängijad selle võistlusel, kes põhitabelis on küllaltki head mängumehed, nii et kergelt ei saa võtta ja tuleb iga punkti pärast võidelda. Sellel turniiril sina oled esimese asetusega, mis tähendab kõige kõrgema maailma edetabeli kohaga, et kas see sind kuidagi mõjutab enne turniiri või võtad seda nagu tavalist võistlust? Ei, see ei mõjuta, et ma võtan seda kui head võistlust kodus mängida ja ma arvan, et ka Eesti publikule on hea vaadata nagu tegelikult maailmaklassis sulgpalli, et seda palju Eestis ei ole ja ma ei võta seda üldse kui tulemus millekski või millegi jaoks, et pigem on see nagu enese realiseerimine ja vaadata, kuidas mu areng on olnud ja kuidas edasi minna. Aitäh ja edu järgmisteks mängudeks!